proovin siis siduda ära harrastusjalgpalli ja Eesti jalgpalli püramiidi, Eesti jalgpalli arengu loogikad ja ma arvan, et võiks selliselt äkki panna paika, et kui kellelgi mingi koha peal on küsimus, siis andke kohe märku, et ma arvan, et see nagu hargneme selle koha pealt ja räägime need asjad lahti, mis küsimus tuli. Ja 90. aastate algusest me oleme tegelikult ajanud taga mingit väga kindlat loogikat, ehitanud üles seda Eesti jalgpalli püramiidi mingisuguse väga selge ja väga kindla loogika alusel ja ühelt poolt selle loogika siis selline ühine nimetaja on tervikliku jalgpalli ülesehitamine Eestimaal ilma liigse fookuseta tänasele päevale ja ühtepidi on see olnud hästi keeruline ja see on olnud ka päris suur risk, sellepärast et teatavasti praegusel perioodil praktiliselt mitte keegi ei vaata asja pikas lõikes ja kogu aeg on oht saada kriitikat nii-öelda 1-2 päeva tasandil ja teistpidi on igasuguste pikkade arengutega alati ka selline risk, et tegelikult see on ju, need arengud on ju tunnetuslikud, ehk siis kunagi ei ole ühtegi garantiid, et kas see võetud suund annab ka lõpuks tulemuse. Ja selles osas on praegu just võib-olla viimase aasta, võib-olla pooleteise 2 jooksul on tulnud nagu hästi palju vastuseid sellele, et valitud tee on õige, ehk siis oleme hakanud jõudma välja mingitesse väga kindlatesse kohtadesse, kus sa näed seda, et see püramiid sellise suure püramiidina tõepoolest toimib ja hakkab üha paremini järjest toimima ja on võimalik kirjeldada ära väga selgelt siis prioriteetsed asjaolud, mis lubavad siis sellel, ma ei tea, püramiid on ka hoone või sel kehal või hoonel siis hakata võtma kindlat soovitud kuju ja ka võtma siis selliseid mõõtmeid, mis, ma ei tea, paistavad välja või on olulised ja mida iganes. Ja sellel püramiidil on siis väga erinevad tasandid ja üks ja kindlasti kõige suurem roll selles püramiidi suurem osa on just nimelt harrastusjalgpallil, mille alla kuulub siis valdav osa Eesti jalgpallist, aga samal ajal, mis on selline osa, mis väljapoole siis tänapäeva avalikku ruumi või meediaruumi väga palju või liiga palju välja ei paista või siis ka ütleme nii vääriliselt välja ei paista, aga ometigi, kus asuvad tegelikult selle meie jalgpallipüramiidi väljapaistva osa ehk siis tipu juured ja kus ta saab toitu. Sest harrastusjalgpallist kõige lihtsamalt, eks ole, harrastusjalgpallist saab jalgpalli oma massilisuse, harrastusjalgpallist kasvavad tulevased tipud ja harrastusjalgpallist, miskipärast on R-tähe ütlemisega probleeme täna, harrastusjalgpallist tekib ka jalgpallihuviline, jalgpallipublik ja jalgpalli populaarsus. Ja ma ei hakka kõiki loomulikult neid osasid üles loetlema, aga võib-olla läheksin pisut sügavamalt siis rolli kirjeldamisele ära sellesse harrastusjalgpalli ossa, mis võib-olla on sellisena kõige enam nähtav ja mõistetav. See on siis 2., 3., 4. liiga tasandile ja see on sealt ära siis ka asjad noorte jalgpalli ka. Meie liiga püramiid on teatavasti, tal on siis palju kokku, 7 või 8 korrust, 7-8 tasandit, kui me räägime praegu meeste jalgpallist, naiste jalgpalli püramiidil on äkki 4 korrust,
kui me räägime täiskasvanute jalgpallist. Võrreldavates keskkondades, võrreldavate keskkondadena, ütleme, kui päris aus olla, siis tegelikult saab võtta ainult Lätit ja Leedut, eks ole, siis need on need keskkonnad, kes tulevad, kellel on sarnane ajalugu nagu meil ja sarnane suurus nagu meil. Teisi tegelikult võrreldavate keskkondadena võtta päriselt ei saa, me oleksime enda suhtes ebaaus, aga siiski ma arvan, et on okei, kuna meil latt on nagu väga kõrgel, me võiksime võtta võrreldavate keskkondadena ikkagi ka mõningaid Kesk-Euroopa väikeriike ja näiteks ka Soomet, mis on meie kultuuriselt väga lähedane. Ehk siis, kui võtta see sama liiga püramiid, siis ja liigade püramiid toimimise loogika, siis ausalt võrreldavates keskkondades Lätis ja Leedus ei ole midagi sellist, eks ole, et Läti püramiid koosneb sisuliselt 2 liiga tasandist ja peale seda tuleb siis midagi sellist, mis on kirjeldatav meie rahvaliigana. Et kui Läti jalgpalliliidu tippjuhtide käest küsida näiteks naiste jalgpalli või ka siis selle esiliiga all oleva püramiidi alumise osa kohta, siis nad ei suuda ühelegi küsimusele vastata, ehk siis nad tegelikult ei tea, mis seal toimub. Ja see on suhteliselt selline stiihiline tegevus. Ja samal ajal, kui me hakkame nüüd võrdlema ennast nii-öelda nende tegelikult keeruliselt võrreldavate keskkondadega, siis ma julgeksin väita, et see püramiidi nagu üldine loogika, näiteks liiga tasandite arv ja nii edasi, on võrreldav nende riikidega. Kahtlemata on erinevus väga suur nii-öelda selle jalgpallikultuuri tasemes, selle kuidas öelda, kuivõrd see kõik on nagu läbi kasvanud ja läbi põimunud, meil see kõik on noor alles, aga ütleme siis struktuuri eeldused on suhteliselt sarnased. Ja siit ongi hea üle minna sellele, mis tegelikult võiks olla meie pikem eesmärk, kui me täna selgelt kirjeldame ära oma läbi litsenseerimissüsteemi, millised peaksid olema klubid, kes siis mängivad, ma ei saa nüüd siin tahvli juurde joonistada minna, sest siis ma ei näe saali enam, aga ma hakkan kätega õhku joonistada, ma arvan, et me saame enam-vähem nagu hakkama. Et meie 3 liigat, püramiidi tipp, eks ole, on ära kirjeldatud, millised klubid peavad olema läbi litsenseerimistingimuste, neid klubid litsenseeritakse, ka harrastusjalgpalli tasandilt on võimalik litsenseeruda, teisest liigast litsenseerus see aasta äkki 3 klubi, see on rekord tegelikult, varasematel aastatel nii palju pole olnud, kõik põhimõtteliselt ka selle litsentsi said. Ja kui te nüüd olete jälginud jalgpallimeediat, siis põgusalt me oleme seda peegeldanud ka kas ma olen värvipime või sinist ei olegi? Mustaga hakata jalgpallipüramiidi joonistama on kuidagi kujundlikult pisut halvavõitu võib-olla. Ja rohelisega on ka, siis hakatakse etteheiteid tegema, eks ole, jah, kui ma rohelisega teen. Ja punane ei kõlba jälle üldse ega oranž, aga olgu. Tuleb mustaga teha. Meistriliiga, esiliiga ja esiliiga B ja kui te olete jälginud siis jalgpallimeediat, siis me näeme, et mingisuguse tajutav arvu aastate jooksul peaks see arenema edasi selliselt, et esiliiga ja esiliiga B oleksid siis selle asemel tuleks üks esiliiga ja siia kõrvale tekiks siis U21 meistriliiga. Ehk siis sellega me lahendame tipptasemel selle probleemi, et tippklubide järelkasvu meeskonnad nii-öelda segavad siin vett, aga see on senimaani mõistlik, kuni siis iseseisvad klubid ei ole piisavalt tugevad, see aitab nendele nii-öelda taset hoida, aga kui me tahame, et sellel tasemel võistlus, ka esiliiga tasandil võistlus toimuks tõsine võistlus klubide vahel, siis see peab olema iseseisvate klubide võistlus, mis tähendab siis ka seda, et tulevikus, kui siit alt suurest püramiidist tulevad välja teise liiga tasandilt noorte võistkonnad,
siis ehk siis järelkasvuvõistkonnad U21 või U19, siis nad ei tõuse mitte siia, vaid nad tõusevad siia. Ja kuidas on see seotud kogu selle ülejäänud püramiidi osaga ehk siis harrastusjalgpalliga, nagu ma ütlesin, siin on väga selged kriteeriumid välja kujunenud, mille järgi seal saab toimetada, ehk siis peab olema klubi, siis see ongi nüüd see, mis peaks edasi kanduma siia järgmistele tasanditele. Ehk kui me räägime siin teisest, kolmandast ja neljandast liigast, siis me väga selgelt oleme enda jaoks kirjeldanud ära selle, et kui me suudame välja arendada 5-tasandilise jalgpallipüramiidi, kus siis ka tasemetel 3, 4 ja 5 toimivad reaalsed klubid, ehk siis mis see tähendab? See tähendab terviklikud klubid, kellel on olemas oma esindusvõistkond ja nii meeste kui ka naiste poole peal ja klubid, kellel on olemas järelkasvuvõistkonnad, nii palju kui selles keskkonnas, kus klubi tegutseb, on võimalik. Ma pean võimaluse all silmas seda, et rahvaarvu, eks ole, et kas seal on piisavalt, kas see lubab igal aasta käigus siis hoida üles noortegruppi üle 2 aasta või koguni äkki üle 3 aasta, eks ole, on ka selliseid väikseid kohti. Ehk siis see on nagu väga selge siht ja suund ja seda võib ka nüüd või saab õigupoolest nüüd välja öelda, sellepärast, et kui te nüüd mõtlete näiteks võib-olla aja peale 10 aastat tagasi, siis praktiliselt või ka veel rohkem, siis nendel tasanditel mängisid ju tegelikult ainult võistkonnad, eks ole, kellel ei olnud mitte mingisugust järelkasvu või midagi muud sellist, siis tegelikult tänaseks on väga selgelt kogu selle püramiidi alaosa ilma seda spetsiaalselt suunamata ümber organiseerunud või organiseerumaas, eks ole, aeg-ajalt kaovad liigast võistkonnad, kes siis 93. aastal kokku tulid, et teises või kolmandas liigas mängisid, kes on nüüd vanaks saanud ja lõpetavad, aga tulevad juurde, tekivad ja arenevad siis klubid, kes on juba reaalsed klubid, kus on järelkasvu võistkonnad ja struktuurid olemas või vähemalt tekkimas. Ma ei tea, kas liigades sees olles, kas te ise märkate seda tendentsi, et tegelikult on see tendents nagu väga selge ja siin on küll ka teistpidi loogikaid, eks ole, et paljudes kohtades või mitmetes kohtades on tekkinud nagu eraldi noorte töö, eks ole, kus tekib alguses nagu mingi jalgpallikooli taoline moodustis, aga ikkagi lõpuks ta peab kasvama üle või kasvab üle klubiks, näiteks sellist tendentsi võib-olla Raplas praegu näeme, eks ole, et sellist tendentsi näeme tegelikult ka Harju jalgpallikooli tegemiste juures, ehk siis saab ka nagu teistpidi, et see ei pea ilmtingimata tekkima ainult sedapidi. Ja see kindlasti, kui te küsite, kas see on eesmärk omaette, siis ühtepidi see on eesmärk omaette, sest on selge, et mida kõrgem ja laiem on see püramiid, samal ajal, eks ole, see laius on täpselt sama oluline kui kõrgus, eks ole, jah, seda mitmekesisem on jalgpallikultuur, seda rohkem erinevatest kohtadest tulevad meile noori jalgpallurid. Ma endiselt väidan väga selgelt seda, et mida rohkem me suudame väikekohti kaasa tõmmata, seda huvitavamaid mängijaid meil just eelkõige nagu valiku poole pealt meie jalgpalli tekib ja selle taga on ka tegelikult teistpidi meie vastutus ühiskonna ees, üks ja väga selge vastutus, milline see võiks olla, kui me nüüd ei räägi üldse jalgpallist, vaid et millise mõõtme jalgpall võiks annab meie ühiskonnale sellega, kui meil see klubide struktuur on võimalikult lai, nad asuvad igal pool. Tegelikult me anname juurde nagu Eesti elule ühe mõõtme, eks ole, väikekohtades, kus muidu võib-olla inimesed ära koliksid. Et see, kui sa pakud seal inimestele tegevust, nii täiskasvanute kui ka noorte tasandil, ei ole reaalne loomulikult, et Rapla päris tühjaks jookseks, eks ole, või Viljandi või võib-olla ka Suure-Jaani jookse, aga küll aga on kohti, kus kindlasti jalgpall saab olla väga selgelt kogukonda ühendavaks, kogukonnale seda puuduvat mõõdet andvaks asjaoluks. Et see on väga selgelt kirjeldatav eesmärk
ja nii-öelda kui te küsite näiteks seda, et kui me räägime siin, ütleme siis meisterliiga, esiliiga, teine liiga, kolmas liiga, neljas liiga, et neljas liiga on viimased 5-6 aastat jõnkunud sellise, iga aasta lõpetab umbes sama palju satse, kui palju juurde tuleb, eks ole, et ma väidaksin, et see ongi see sama loogika, et ühtepidi võistkonnad kaovad ära ja klubisi tuleb juurde. Ja see enam-vähem nagu samas piiris on, ühel hetkel tõenäoliselt võistkondade ärakadumine lõpeb, sellepärast, et neid lihtsalt pole rohkem, on ainult klubid, ja siis on ka see on ikkagi väga selge lootus, et see neljas liiga täis tuleb. Ja selle nagu teine pool, ühelt poolt ma ütlesin, et on eesmärk omaette, teiselt poolt ma ütlen, et võime öelda ka, et see ei ole nii, sellepärast, et Jalgpalliliidul ei ole plaani hakata survestama seda, et lubadagi siin mängida ainult klubidel, et sellist plaani ei ole, ehk siis see peab minema oma loomulikul arenguteel. Siin üleval oli see survestamine vajalik, siin see survestamine ei ole vajalik, ei ole põhjendatud, ei ole ka loogiline. Küll aga tahame me mingil hetkel jõuda ka mingil moel siis sellise asjani, kus ka neid klubisid saaks suunata, ma ei saa öelda, et päriselt litsenseerimiseni peaksime jõudma, aga see on kuskil nagu kaugem minevik või kaugem tulevik tähendab. Aga kuidas siis nagu suunata, et täna hommikul veel Teet Allasega kõnelesime sellest, et me peaksime mingil perioodil, tajutaval lähiaastate perioodil, siin ikkagi tekitama ka mingi koguse pilootprojekte, kus siis nii-öelda Jalgpalliliidu abiga väga selgelt ehitada üles klubistruktuurid ja tegelikult sinna suunas me olemegi hakanud juba liikuma õigupoolest selle projektiga, kus me oleme kõnelenud siis 7 vähem arenenud piirkonnast, ma ei tea, palju te olete sellest kuulnud, et siis 7 ilma tippjalgpallite piirkonnast, vabandust, nimetame seda niimoodi. Need on siis Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa, eks ole, jah, sai 7 kokku, kuhu siis Jalgpalliliit on suunanud tööle kogenud treenereid. Praegusel hetkel siis need projektid toimivad Läänemaal ja Raplamaal, kui ma ei eksi, jah, ja see võiks olla, nii-öelda see ongi võib-olla nagu see esimene samm selle protsessi juures ja näiteks me oleme Jõgeva, mis on üks kriitilisemaid piirkonnad on täna Jõgeva, Põlva ja Valgamaa eelkõige. Jõgeva Vulfsiga me oleme rääkinud siis ka sellisest pilootprojekti arendamisest Jõgevamaal, kus siis, miks on need piirkonnad kriitilised, need on siis kas kõige madalama harrastatavusega või kõige väiksema sellise jalgpallilise kompetentsiga piirkonnad täna. Et kus siis Põlva maakonnas on äkki, ma peast ütlen, mingi 1,02 või 0,3 oli see harrastatavuse protsent terve maakonna lõikes ja esindusvõistkond mängib 3. liigas, tõsi, naiste jalgpallis on neil suurem roll ja siis samal ajal, kui Eesti tipphõivatus on 4,32% äkki, see oli Hiiumaa kohta, et elanikkonnas, kes otseselt mängib jalgpalli või on seotud jalgpalliga. Ja meil poleks midagi selle vastu, kui siia saaks tekkida alla ka veel üks kiht, näiteks, kui te mäletate, siis 5. liiga kunagi eksisteeris, millal see võis olla, aastat 15 tagasi kuskil, 15, 16, 17 tagasi. Et see oli siis, kui see võistkondade tekkimise aeg oli nagu tipus, aga siia alla jääks siis see rahvaliiga loogika, kus siis tänavuse loo ajal mängib kokku äkki mingi 180 võistkonda ja see peaks olema tegelikult ka otsene toiteallikas sellele püramiidile, et kus siis tegelikult võiks ka tekkida see terviklike klubidele mingit täiendav juurdekasv või midagi sellist. Ja rahvaliiga on tõepoolest, ütleme siis, teinud sellise olnud nagu väga suur õnnestumine nii sisuliselt kui ka vormiliselt, et ma mäletan, kui ma 3 aastat tagasi vilistasin, see on selline anekdoodi pool küll, vilistasin Saaremaal rahvaliiga finaali, kus FC Taritu mängis Narva
mingi elektrijaamad olid need või midagi, mis seal veel võis olla, elektrijaamad olid üks ja teine oli mingi lihakombinaat, ei olnud. Õlitööstusega ja siis, kui Narva võistkonna ridades jooksis väljakule Vene teise liiga proff, eks ole, et mis tähendab, et Eesti Rahvaliiga oli tema jaoks suurem väljakutse kui Vene teise liiga profiks olemine. Pärast seda loomulikult Jalgpalliliit viis sisse reegli, et teise riigi profid ei tohi mängida Rahvaliigas kaasa, eks ole. Väga tõsine reegli muudatus oli vajalik. Ja kui me vaatame tänase samagi Rahvaliiga geograafiat, tõepoolest ka siin 3. ja 4. liigas on juba selliseid kohti, mis täidavad seda funktsiooni, mida ma kirjeldasin, ehk siis, et jalgpall täidaks ära terve Eesti, siis Rahvaliigas on kahtlemata selliseid kohti vägagi palju, kust isegi mõne puhul hakkad imestama, et kuidas nad selle arvu mängijaid üldse kokku saavad, eks ole, Piirissaare võistkond registreeris ennast Rahvaliigasse 3 aastat järjest ja ühegi mänguni nad lõpuks ei jõudnud, aga vähemalt üritasid satsi kokku saada. Ja kuidas me kavatseme nüüd selle püramiidi osa siduda siis tippjalgpalliga, siis siin on ka väga kindel vastus olemas. See on seesama, millest on siin korduvalt räägitud, see U17 eliitliiga vöö, eks ole, et see on see koht, kus tegelikult need kaks siis püramiidi osa peavad mingil moel nagu põkkuma. Me paar nädalat tagasi Jalgpalliliidu juhatus võtsime vastu otsuse, et järgmisest aastast U17 eliitliiga kõik transpordikulud saavad juba finantseeritud Eesti Jalgpalliliidu poolt, ehk siis see on esimene aasta, kui see käivitub ja nüüd, kui joonistada siia veel üks teine püramiid, siis see U17 eliitliiga vöö, nagu me teda kirjeldame, see peab olema siis mingil moel kogu Eesti jalgpalli noortetöö hinnang või mõõt ja siis omakorda täiskasvanute tippjalgpalli vundament ja tegelikult seesama vöö peab teistpidi olema ka igale, ütleme siis sellele harrastusklubile võib see olla siis nagu väga selgeks selliseks väljundiks, kuhuni jõudmine, ütleme siis klubil, kes võib-olla muidu ei näe ennast, et ta sellest püramiidist tõuseks väga kõrgele, see võiks olla siis see väljund, kus ta saab hinnata mingil moel oma tegevust ja tegelikult, kus ta siis saab ka oma noormängijatele, noormängijaid, ma ei oska öelda, kas näidata või siis tuua nad siis jalgpalliturule, loll sõna, eks ole, aga ehk siis see peaks olema nagu see koht ja tegelikult, ma ei saa nüüd öelda, et me ootame iga sellist klubi, kus iga klubi tuleks siit tasandilt välja selle U17 eliitliiga tasandile, siis see oleks loomulikult teretulnud, aga vähemalt regionaalsete koondiste näol me ootame küll iga maakonda välja, aga kui seda suudavad teha ühest maakonnast mitu klubi, kuigi ütleme päris selle tippjalgpalli kogemuseta piirkondadest on seda raske päriselt oodata, kuigi näiteks Läänemaa tegelikult kas ülejärgmine aasta vist plaanib lisaks ikkagi Lõuna-Läänemaa ja Põhja-Läänemaaga eraldi välja tulla, mis on teistpidi nagu suur asi. Et see peaks olema see koht, kus jah, need kaks jalgpalli nagu kohtuvad ja kus siis tegelikult oleks võimalik ka siis väikeklubide või püramiidi alumisosa klubide mängijatel võrrelda ennast siis püramiidi tipus olevate klubidega ja see, kui see U17 eliitliigat nüüd võtta, eks ole, siis eraldi siis seda kirjeldada siis selliselt, et me oleme tänaseks välja arvutanud sellise asja, et on reaalne see eliitliiga, U17 eliitliiga siis, see oli äkki 5 aasta jooksul panna siis toimima 4 liiga tasandil, kus siis igal tasandil oleks 10 võistkonda, 10 klubi esindatud. Ja nagu ma ütlesin, siis kuna need toimuvad liiga tasanditel, need võistlused, praeguse seisuga vähemalt, võib-olla me peame mingil hetkel seda ümber mängima, aga praegune idee on selles ikkagi,
need oleksid kõik tõusmiste ja langemistega, ehk siis klubi saab endale nii-öelda koha, see koht peaks motiveerima klubil järjepidevalt tegutseda siis noorte tööl, eks ole, et kui sa näiteks võidelnud enda kätte teise liiga koha, siis et sa seda saaksid pidevalt säilitada, siis see peaks sind motiveerima hoidma järjepidevat tööd. U17 eliitliiga reeglid lubavad teatavasti ka seda, et sa saad kasutada teiste klubide mängijaid, ilma et mängijad õigustega mingit probleemi tuleks. See võib-olla annab siin ka sellise võimaluse, et kui sul on näiteks kuskil mingi auk sees, eks ole, et sa saad selle augu ära täita kuskilt kellegi arvelt lõpmatuseni, samas seda teha pole võimalik, seepärast et see ei ole jätkusuutlik, eks ole. Et võib-olla see annab ka mingitele teistele nagu täiendava võimaluse ja aitab tuua nii-öelda püramiidi uusi osi juurde. Et miks ma seda kõike nii põhjalikult räägin, on selle põhjus on see, et väga selgelt me tahame seda, et see püramiidi alumine osa, mis tegelikult veel kord, ütleme, ta ei ole alumine, ta on vahepealne, eks ole, jah. Püramiidi vahepealne osa tunneks oma olulisust, ta tunneks oma seotust, sellepärast, et tähelepanu tegelikult ju üldiselt läheb ju siia, eks ole. On selge, et ka finantsid lähevad valdavalt siia, eks ole. Et te näeksite seda, kuidas te olete seotud sellega ja kuidas te saate endale siit, kuidas te saate sellest osa, eks ole. Et kui seda asja nüüd veel edasi kirjeldada, et millised võimalused võiks olla veel selle tipupüramiidiga ühendada, siis tegelikult vaadates, ütleme siis arenenud jalgpallimaade praktikat, siis on ka tegelikult veel selline asi, et on olemas, eks ole, klubipüramiidid, kui siin on üks nagu tippklubi, eks ole, siis tegelikult tema all või toimivad veel nii-öelda väiksemad klubid, eks ole, et kui te vaatate, eriti selline kultuur on Itaalias ja ka Saksamaal, kui te vaatate näiteks Itaalias, lähete mõnele Serie A mängule, siis te näete, kus seal fännitribüünil on siis just nimelt klubi plagud, ehk siis need on siis need väiksed klubid, kes näiteks, kui see tipp on siin, ütleme AC Milan, eks ole, siis need on mingisugused väiksed klubid Milanos või Milano ümbruses, kes siis nii-öelda samastavad ennast selle püramiidiga, eks ole, ja peavad ennast selle osaks, et seal nii-öelda ametlikke suhteid sageli ei ole, nad on toetajad fännidena, eks ole, ja nad nii-öelda üritavad kasvatada mängijaid sellesse püramiidi. Ja sellised asjad toimivad isegi üle piiride, et ma tean näiteks Lõuna-Prantsusmaal, Monaco lähedal, Villefranche-sur-Mer on selline koht, kus see kohalik klubi, kes mängib, ma arvan, et ta mängib Prantsusmaa mingil 9. liiga tasandil äkki, ükskord vaatasin seda, samastab ennast kellega? Milano Interiga. Et ehk siis nendel on täpselt samasugused nagu Interi särgid ja nad käivad oma täpselt samamoodi igal Interi mängul, kodumängul, riputavad sinna oma plagu üles, eks ole, aga tegelikult nad on nagu iseseisev klubi, eks ole, ja selle klubi nagu üks eesmärke, mida ma olen kas nagu küsinud, olen rääkinud seal mõne inimesega, küsinud, et miks satun sinna kanti lihtsalt sellepärast tihti, et jalgpallised kohtumised on seal, kuna liigun maitsi siis, või autoga, siis ma jään sageli paika ja siis tuleb tegevust otsida endale seal õhtuti. Ja olen rääkinud selle klubi inimestega ja nad ütlevadki, nendel on põhikirjas üheks eesmärgiks kasvatada Milano Interile mängijaid, mida nad siiamaani pole küll õnnestunud veel tegema ühtegi, aga selline eesmärk neil on, eks ole, jah. Et ehk siis põhimõtteliselt see võiks olla ka täpselt samamoodi üks selliseid viise, kuidas veel siduda ennast tippjalgpalliga. Ja kui te küsite nüüd selle püramiidi veel alumise osa kohta, et mis on minu enda nagu tunnetus, et kas see 5 liiga taset võiks olla nagu optimaalne või kas see kasvab kunagi suuremaks, siis ma kirjeldaks seda selliselt, et 5 on hea, aga ma arvan, et kui jalgpalli areng jätkub praeguses tempos just kvantiteedi poole pealt, kõigepealt siis kvantiteet tagab loomulikult mingil hetkel kvaliteedi, siis tegelikult tuleb neid kihte lõpuks siia alla veel. Kui maailm enne otsa ei lõpe, jah, kui maailma eksisteerimisaeg enne otsa ei saa. Ja selleks, et seda ühtlast arengut tagada, siis me oleme eelmisest sügisest või oli see, jaanuarikuust, viime siis läbi ka üle-eestilisi jalgpallilise infrastruktuuri arengukoosolekud, mille tulemusel siis tekib üle-eestiline
jalgpallise infrastruktuuri arengukava. Me oleme tänaseks pidanud umbes, neid koosolekuid on kokku, kuna Tartus oli neid 2, Harjumaal oli 2, Tallinnas on neid koguni 5 või 6, Elvas oli veel eraldi, siis neid kohtumisi on kokku umbes, ma arvan, 24, 25, 26 ja tänaseks on umbes pooled siis peetud, et ei ole toimunud veel Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, kus toimuvad koosolekud teisipäeval, ei ole toimunud Raplas, ei ole toimunud Valgas, ei ole toimunud Jõgeval, ei ole toimunud Saaremaal, ei ole toimunud Hiiumaal. Lihtsalt ütlen ära need maakonnad, et kui keegi on sealt pärit ja sellest pole veel kuulnud, siis jah, ma arvan, ma vist ütlesin nüüd kõik ära, kus pole toimunud, et ülejäänudes kohtades on juba toimunud. Et see on see eeldus, kust me siis, mille pealt me nagu lähtume ja muuseas eriti Tallinna väikeklubid, et Tallinna sellist suurt koosolekut me ei ole isegi plaaninud praegu, sellepärast, et Tallinnas me tegeleme nagu pisut teistel tasanditel nende asjadega, aga Tallinna väikeklubide koosoleku me teeme kõige lõpuks siis veel eraldi. Et Tallinnas on ühtpidi tegelikult kogu Eesti parim infrastruktuur, kui aus olla, eks ole, et sellepärast on see vajadus kõige väiksem, ja kuna siin on ka suuri klubisid palju, siis nendega me teeme eraldi koosolekud, eks ole, aga kindlasti me teeme selle Tallinna üleüldise koosoleku ka. Ja mis puudutab veel, siis ma kirjeldasin, et ka kogu finantstähelepanu läheb siia, eks ole, et jällegi, mis võib olla lihtsalt ka et teile teadmiseks, kuhu suunas me liigume, see seos tekib siit kaudu. Me liigume praegu siis selles suunas, et jällegi, kes on intervjuusid lugenud, siis ma räägin teile nüüd midagi, mis on selline nagu toorem asi, eks ole, et mille me sügisel alles tippklubidega arutellu viime, aga jällegi, et kuna see on üks seos, siis see võiks olla nagu midagi siia ja midagi siia, eks ole, et kuidas me näeme täna tervikuna ette siis meistriliiga professionaliseerumist ja kuidas seob näiteks selle meie poolt rakendatud ETM ja KTM reegli tervikuks, siis selle aasta lõpuks me tahame jõuda siis valmis projektiga, mis siis käivituks järgmisel või äärmisel juhul ülejärgmisel aastal, pigem järgmisel, kus siis igale premium-liiga ja esiliiga klubile antakse igal aastal raha mingi arvu, näiteks 2, võib-olla 3, me pole see täpselt veel välja arvutanud, see on projekti faasis alles, noormängija ka lepingu sõlmimiseks selles vanuses, kui ta sellel aastal, kui ta lõpetab gümnaasiumi, ehk siis jaanuarikuus ta läheb viimasele pool aastale, eks ole, koolis, ja jaanuarikuus ta saaks siis nii-öelda 3-aastase lepingu, selle mõtte Jalgpalliliidu poolt finantseerituna, mis on selle asja mõte? Mõte on selles, et ta saaks pühenduda jalgpallile, see on see kriitiline hetk, kui ta hakkab mõtlema, kas mul on võimalik, ei ole võimalik, väga paljudel ei ole võimalik, ja siis see tähendab siis seda, et kui ühel aastal antakse 2 3-aastast, siis järgmine aasta antakse veel 2, siis järgmine aasta on juba 4 ühe klubi alt, ja 3. aastal antakse veel 2, siis on kokku 6, eks ole, jah? Ja tõenäoliselt saab see olema, praegu visioon on praegu selline, nagu ma ütlesin, me klubidega hakkame rääkima alles sügisel sellest, eks ole, et seal võib tulla teisi nägemusi ka, et näiteks pooled neist peaksid olema siis klubi KTM mängijad, siis on see sama loogika, et me nagu oleme selle KTM reegli kehtestanud, siis me selle KTM reeglile anname ka oma rahalise toe, eks ole, et ka finantseerimist ise mingil moel, sest et tegelikult see saab olla ainult meie jalgpalli tulevik, ikkagi oma mängijad, eks ole, 2 tasandis, nii kogu Eesti mõistes kui klubi põhiliselt, eks ole. Aga pooled mängijad võivad olla näiteks ka teistest klubidest. Ehk siis see tähendab seda, et kui väike klubi on kasvatanud üles ka ühe sellise mängija, kes on U17 eliitliiga kaudu, näiteks mõnda suurde klubisse, või siis, no jah, ütleme, tegelikult, miks ma räägin meistri esiliiga, eks ole, tegelikult, tuublid ei saa seda raha, aga esiliiga B-klubid peaksid ka saama kõik. Ehk siis, tegelikult sellest tuleb pärast üks esiliiga, et siis ka need noormängijad, kes on tulnud teistest klubidest, nad ei jää sellest rongist maha, et ka nendele on arvestada, et iga klubi võib võtta ka mängijaid väljaspoolt. Ja see võiks olla nagu midagi sellist, mis võiks mingil hetkel veel laieneda, see on kindlasti midagi, millele me hakkame otsima
otsima eraldi toetajate loogikat ja süsteemi, et alguses tuleb see käivitada, näidata, et see toimib ja siis võib-olla on võimalik sinna või kindlasti on võimalik sinna tekitada mingit toetajate loogikat taha. Et kui nüüd rääkida ka seadusandluse mõistest, siis see on tegelikult Eesti seaduse mõttes täpselt see STIP-i projekt tegelikult, eks ole, tegelikult see on. Aga me ei ole veel otsustanud, kuidas me lähme selle asjaga nagu edasi. Et tahaks tegelikult ideaalis 4 mängijat aastas anda sellist, see tähendab seda, et oleks 12 mängijat kogu aeg, eks ole, per klubi. Mis see tegelikult tähendaks mida? Tähendaks seda, et esiliiga klubid oleksid sisuliselt ka poolprofi klubid, eks ole, kui neil oleks 12 noor profi juba, eks ole, tegelikult tähendaks see seda. Et ehk siis see võiks olla see eesmärk, ja on ju loogiline, et esiliiga meeskonnad koosnevad valdavalt noortest mängijatest. Ja lihtsalt nüüd teile teadmiseks selle, kuidas see nagu tervikuna välja jookseb, eks ole, et siis tervikuna jookseb välja ka selliselt, et siis sinna peale, ütleme, me 3 aastaga käivitame selle projekti nii-öelda 100%-lise võimsusega, eks ole, et see ja siis siia peale on plaanis teha siis, eks siis on vastus küsimusele, et kui ma olen mõnes intervjuus öelnud, et 5 aastaga me tahaksime, et liiga oleks professionaalne, see tähendab siis seda, et tegelikult premium-liiga nendele klubidele, kes ei mängi Euroopas, täna on, eks ole, premium-liigas väga lihtne on kirjeldada ära, et on need klubid, kes mängivad Euroopas ja kes ei mängi Euroopas, nende majanduslikud eeldused on väga erinevad, eks ole, et ehk siis on plaan nendele 6 klubile siis, kes Euroopas ei mängi, on nendele anda veel nii-öelda tasandusfond, mis siis tänaste arvutuste järgi jällegi tõenäoliselt me saame startida 6 mängijaga, aga ideaalis võiks see olla 8 mängijat, kes siis saavad jällegi nii-öelda kompenseeritud selleks, et profilepingud võiksid olla. Siin paneme ka, loomulikult siin ei ole KTM-reegel, siin on ETM-reegel see, mida me toetame, et välismaalasi selliselt rahastada ei saa, eks ole. Noh, kui ta just ETM-mängija pole, võib välismängija ju ka olla ETM-mängija, eks ole. Ja paneme ka mingisuguse vanuselise struktuuri ala, 1 mängija näiteks üle 27-aastane, 2 mängijat 25–27, et see struktuur oleks nagu loogiline, et ehk siis see ei puuduta küll otseselt harrastusjalgpalli, aga ma näitan seda, kuna see puudutab see suurt pilti, eks ole, siis kirjeldan teile, kuidas see suur pilt nagu kokku jooksma hakkab erinevate nurkade alt, et kuna väga, vaata, nagu ma olen öelnud, et ega see suur pilt nagu kedagi ju väga ei huvita, eks ole, väljapool, et kirjeldan, kuivõrd täpselt jalgpallide juhtkonnal on see suur pilt tegelikult detailides koos, et ükski samm pole juhuslikult seal tehtud, et seal on teada nagu järgmine, mis on nagu järgmine samm ja lihtsalt teadmiseks, et sellisel moel siis stardipunkt on umbes sellise, me nimetame seda sisemiseks solidaarsusmehhanismiks, et see on see summa, rahasumma, mis kulub selle täisrakendamisel umbes aastal. Selle esmase projekti täisrakendamisel 1,1–1,2 miljonit on selle nagu maht. Et sellise, ma ei tea, mul eesmärk oli joonistada välja harrastusjalgpalluritele selline pilt, mis paneks neid tundma ennast selle suure püramiidi, selle suure osana, et ma ei tea, kas tekkis see innustus kuskilt otsast või kas see pilt joonistus silme ette. Kas keegi tahab nüüd sellele midagi küsida? Keegi ütleb, palju kell on ka äkki või? 45. Okei, siis ma olen enam-vähem graafikus. On küsimusi selle pildi kohta? Meil on praegu 9 siis nii-öelda duublit või U21 või U19, eks ole, 9. Tegelikult ideaalne oleks siis, kui ühel hetkel oleks 10, siis ongi 10 kõrvale ja 10 vasemele, et sa ei pea nagu üldse kunstlikult midagi tegema. Aga minu arust Silver oli üks päev arvutanud välja, millal see tegelikult teoreetselt juhtuda võiks, et mis oli 2020? 2020 peaks see nagu loomulikul teel iseenesest juhtuma, tundub. Ja me teame täna seda, et U17 eliitliigasse hüppeline võistkondade lisamine toimub aastal 2018, ehk siis see klapib maru täpselt, eks ole, et siis nad saavad veel 2 aastat vanemaks ja siis täpselt tulebki see. Ja ennetan ühte küsimust, mida te ei oska küsida, et ma nimetasin nii U21 kui U19, eks ole, selle all, siis noh, see on lihtsalt, et me ei välistaga, et kellegi U19 võistkond sinna jõuab, aga see on pigem nagu ebareaalne.
reegel jääb ikkagi nagu kehtima see, et U2 sellest sügisest või tähendab järgmist hooajast selle sügisel kinnitatavasse juhendisse läheb see sisse, ja mille pärast osad meistriliiga klubid, kes, kuna nendega on see dialoogis ammu sees vestluses, nimetasid ennast U21-deks, eks ole, järgmist aastast nad peavad olema kõik U21 või U19. Ja reegel on siis selline, et väravavahti arvestamata võib olla ühes mängus üles antud maksimaalselt 3 mängijat, kes on siis U21 võistkonnal jooksval aastal vanemad kui 21-aastased. Ehk siis ja U19 võistkonnas siis võib olla jooksval aastal 3 mängijat vanemad kui jooksval aastal 19-aastased ühes mängus. Ja väravavaht ei arvestata sellepärast, et duubelmeeskonnas mängib igal juhul alati esindusmeeskonna varu väravavaht, ükskõik kui vana ta ka ei ole, eks ole, ta peab saama mängupraktikat ja pole mõtet seda nagu selline see pilt selliselt nagu jookseb. Ja kui me räägime sellest 7 vähem arenenud piirkonnast, eks ole, siis see tähendab seda, et see, mis ma kõnelesin, et need arengud, kui me sinna saadame koordinaatori ja arendaja, siis me tasume ise need kulud ja ka pilootprojektid, et kui me võtame ette, siis need pilootprojektid, me peame seda arutama, see on niisugune hästi värske idee, see nii-öelda sellised harrastus, amatöörklubi ideaalpildi tekitamise mingi arv klubisid võiksime ette võtta ja siis see peaks tulema ka kõik Jalgpalliliidu eelarvest. Nii, veel küsimusi, enne kui ma tõmban oma jutu kokku ühe sündmuse peale ja annan siis Jussile sõna edasi. Ei ole rohkem küsimusi. Aga siis ma räägin veel lühidalt sellest, et Juss läheb detailsemaks, et me oleme püüdnud olla aktiivsed ka erinevate selliste suurte tegevuste, suurte ürituste loomisel ja üks siis, mida me esimest korda tegime juba ligi 15 või umbes 15 aastat tagasi, oli siis see 100+ mängud ja tookord tegime seda Lätiga ja tõepoolest õnnestus ka see 100+ kokku saada. Teine katse Lätiga läks täiesti aia taha ja seda ütleme siis niimoodi, et viisakalt öeldes ühe teise alaliidu haldussuutmatuse tõttu, kes ei ole Eesti oma, jah, eks meil oli nii-öelda kuskil ootus, oli 150 võistkonnale, lätlased suutsid vastu panna, siis ma ei tea, palju lõpuks oli 50 äkki või midagi sellist, jah. Aga nüüd me oleme päris põhjalikult ette valmistanud ühe projekti, siis Soome-Eesti 100+ 2017. aastal ja see on harrastusjalgpalliprojekt. Kuigi mängivad ka tippklubid, kuigi mängivad ka püramiidi tipu teistel tasanditel olevad klubid, siis selle asja põhimõte on ikkagi anda harrastusjalgpallile üks selline rahvusvaheline jalgpallipäev, kus siis me paneme nii-öelda püramiidi loogika alusel vastamisi ka klubid teistelt liiga tasanditelt, ja selle üheks eesmärgiks on ka siis, et luua selline ala, näiteks Rapla läheb mängima kuskile mõnes Soome väikelinna klubiga ja võtab kaasa kõik oma noored ja nii edasi ja mõni teise Soome väikelinna klubi tuleb siia Põlvasse, võtab kaasa kõik oma noored, eks ole. Ja et sellest tekiks ühelt poolt nagu selline kogemuste vahetus, et sellest tekiks selline muljed, mis annavad emotsiooni ja jõudu klubi arendamiseks ja ka traditsioonid, eks ole. Nii et midagi sellist ei peaks olema ja Juss läheb nüüd selle asjaga siis edasi. Aga aitäh teile ja jõudu jalgpalli arendamisel!